tere tulemast järgmisesse YouTube'i videosse. Ja täna ma tahan rääkida töötamisest ja tööajast. Ja täna ma selle video edastan sinuni Agina saarelt, mis on siis Ateena lähedal asuv saar. Saad Ateenast raamiga kenasti siia sõita, 35-40 minutit võtab aega, kiire paadiga nimega Dolphin ja edasi-tagasi pilet oli 31 eurot. Ja kuna ma olen Ateenas lõksus ühe lisapäeva, siis tulin linnast ära ja tulin korra saarele ja õhtul lähen siis päriselt lennuki peale tagasi Barcelonasse. Ja siin ringi jalutades mõtlesin ka tööle, tööajale ja mida üldse tähendab nagu töötamine. Sest mul on ka TikTokis tulnud palju kommentaare, et mul on nagu liiga palju aega mingiks ringi jõlkumiseks ja ma kogu aeg lihtsalt nagu niisama räägin ja reaalselt nagu tööd, aga mitte midagi ei tee. Ja ma tahtsingi siis seletada, mida mina arvan tööajast, kuidas see minu jaoks nagu kujunenud on, mis kell ma töötan, kuidas ma töötan ja natuke minna huvitavatesse teemadesse sügavamale. Et kogu see 9-5 elu ei ole kunagi päris minu teema olnud. Ma olen olnud kaugtööline aastast 2011, kui ma magistris Inglismaal õppides lihtsalt vajasin mingid meetodid, kuidas reaalselt raha saada ja maksta oma õpingute ja Inglismaa toa eest ja toidu eest, kuna lihtsalt perel ei olnud võimalik meid toetada. Mu isa ka tol hetkel oli veel elus, aga sel ajal, kui mina Inglismaal õppisin, ta suri ära. Ehk siis mul ei olnud nagu pere poolt mitte mingisugust toetust. Ja siis ma hakkasingi tegema kaugtööd. Ma olengi enamik oma tööelust mitte olnud kontoris, pigem olen ettevõtja, teinud vabakutselisena kaugtööd, teinud oma ettevõtet ja mingist 15 aastast on mul kokku kontori aega äkki mingi 4-5 aasta jagu, nii et mingi 10 aasta jagu on täiesti sellist kaugtööd ja mõnes mõttes ma olen nagu kaugtöövõte ära. Ja sellepärast on mul olnud kogu aeg selline väga-väga paindlik tööaeg. Ma olen ise enda aega planeerinud ja ma olen sellega harjunud ja ma eelistangi sellist mudelit, sest siis ma saan teha tööd ja ülesandeid just sel hetkel, kui mul endal energiatase on kõige kõrgemal ja siis, kui energia on madal, reaalselt puhata, teha uinak, minna välja jalutama ja leida erinevaid viise, kuidas enda akusid laadida. Sest kui energia on nagu madal, ei ole mõtet lihtsalt ennast läbi suruda neist ülesannetest, kuna see kvaliteet ei tule ka nagu kõige parem. Mina usun, et tasub leida neid kõrgema energiaga hetki, selleks tõesti kiiremini tõhusamalt asjad ära teha ja pärast siis puhata vajadusel. Ja kogu see 8-tunnine tööpäev või 9-tunnine isegi, see tegelikult on meil nagu selline tööstusajastu jäänuk, kus inimesed töötasidki tootmisliini peal, tehastes ja seal lihtsalt oligi vaja teha järjest kogu aeg. Aga tänapäeva saab teha tööd väga palju muudel viisidel, hoopis nagu teistmoodi, et ei ole vaja lihtsalt niimoodi tunnide kaupa rügada. Ja reaalselt mõttega, kui sa oledki nagu 8 tundi tööl, kui palju sellest nagu reaalselt tööaega. Jah, muidugi sotsialiseerimine on vajalik, töökaaslastega köögis suhtlemine on ka väga vajalik, see annab sinu vaimsele tervisele kindlasti väga palju juurde ja sellepärast ma seda kindlasti ei tee maha, aga väga tihti ma arvan inimesed tegelikult ka arvutidega istudes, siis kui nad reaalselt peaks nagu tööd tegema, nad teeskavad töö tegemist või kui sul ongi nagu ongi antud näiteks 8 tundi, siis võib-olla siis 8 tunnist sa meelega nagu raiskad mingi osa aega ära, siis sa lihtsalt tunned, et sa ei pea nüüd tunnid täis tegema ja siis sa lihtsalt suvalt nühidki seda pinki. Aga samas, kui sa teaksid, et sa ei pea mingit tundi täis tegema, et lihtsalt sul on vaja teatud töö ära teha, siis ma arvan, et see tõenäoliselt teeksid sa palju kiiremini, tõhusamalt, isegi kvaliteetsemalt ja tõesti lühema ajaga nagu ära. Ja siis ülejäänud ajaga saaksid teha seda, mida sa ise soovid. Ja ma saan aru, et kõigile ei sobi selline paindlikuma tööaja mudel, kõigile ei sobi ka kaugtöö ja ma ütlegi, et see on nagu lahendus. Ma lihtsalt ütlen, et minule see nagu väga hästi toimib ja mina ise
miks tundub, et ma jõlgun vahepeal mõnda linna ringi see päev otsa. Jah, ma päeva keskel ma olengi hästi palju nagu arvutist eemal, internetist eemal ja ma reaalselt, siis sel hetkel ma tegelikult mõtted nagu kogunevad, settivad, tihti mul on ka märkmik kaasas, ma istun maha, ma teen märkme, ma panen uue projekti struktuuri nagu paika, et minu jaoks selline liikumine ja jõlkumine, nagu TikTokis on pahaks pandud, see minu jaoks on tegelikult väga produktiivne aeg ja sel hetkel, kui ma istun maha, suudan teha kiiresti väga palju ära, sest ma olen tõhus, ma tean, kuidas minu mõtlemine töötab ja tõesti, ma võin ka tõesti väga ruttu teha vajalikud asjad ära. Ja kellegi teise heaks töötades mul on alati kõik asjad olnud tehtud, mul on asjad õigeks ajaks valmis, isegi võib-olla varem, et see ei ole nagu üldse mingi probleem. Ja teadupärast minu teada see oli Pareto printsiip, tegelikult ülesanne mahub täpselt selle aja sisse, mis talle täide saatmiseks on antud. Ja kui sul on antud nagu mingi asja tegemiseks kuu aega, siis sa kas sa alateadlikult venitadki selle nagu kuu aja peale, siis sul ei ole nagu kiiret. Ma arvan, et paljud, kes on viimase minuti mingid ülesanded lõpetanud või eksamiks tuupinud, on ka näinud, et kui see on ainult üks õhtu nagu aega, väga piiratud nagu aeg, mil asi ära lõpetada, ära teha ja sa lihtsalt teed selle ära. Isegi kui sul oli enne ka mitu nädalat aega valmistuda, sa võib-olla ei teinud seda ja siis viimasel õhtul sa lihtsalt nagu kiiruga teed asjad ära või paari päevaga teed nagu ära terve kuu töö ja sa näed, tegelikult see on võimalik, et kui sellele asjale antakse teatud aeg, siis selle aja sisse see kõik nagu ka mahutub. Ja siin on selleks võtmeks siis see fookus, et sa tõesti selleks väikseks perioodiks võtad ennast täiesti nagu kokku, sa teedki selle väikse perioodiga kõik vajalikku ära ja nagu näed, siis see ongi võimalik. Ja lihtsalt on ennast võimalik paigutada teistesse ajaraamidesse, kui sa otsustad, et nii saab. Nii, rääkides ajaraamidest, räägime korra siis ka kõrge tunnihinnaga ametitest, nagu advokaadid, psühholoogid, päris palju coachid, eriti mis puudutab nagu äricoach'e ehk siis business coach'id ja eriti siis, kui nad nõustavad ettevõtteid ja ärisid, siis seal on nagu eriti suured rahad mängus. Ma ei tea küll, mis tema tunnihinnaks tuli, aga ma tean ühte coach'i, kellel üks esimesi kliente sõlmis temaga 165 000 eurose nagu lepingu äriklient, nii et ka coach'ina on võimalik saada selliseid asju. Mina coach'ina olen maksimaalselt saanud äkki 100 eurot tunni eest, kuid suht varsti mul olemas ka sellised projektid, kus ma saangi reaalselt tunni eest 500 eurot ja niimoodi, et selliseid asju on nagu võimalik teha. Ja kui rääkida veel coach'idest, siis võib-olla sa oled kuulnud Rich Litni nime, kes on üks väga kuulus coach. Ta õpetab ka teisi coach'e, kuidas olla parem ja tema just õpetabki müüma selliseid kõrgema hinnaga pakkumisi. Seda ta ise õpetab coach'idele ja ta väga palju tegeleb tõesti selliste inimestega, kellel on raha, aga kellel võib-olla ei ole nii palju aega ja need inimesed tahavadki saada kiiresti tulemust kätte ja nad hea meelega maksavadki selle eest, kui nad 20-minutilise vestluse käigus jõuavad juba tulemuseni, et nad ei tahagi Richiga lobiseda tundide kaupa, siis nad teavad, et tegelikult see tulemuse kätte ka reaalselt 20 minutiga ja maksavad ikka sama suure summa, kui oleks nagu pikema ajaga, et võib-olla kalendris on kirjas, et tunnine coachingu sessioon, aga kui nad saab 20 minutiga läbi, siis Rich isegi ütleb ka, et olgu, nüüd on tulemas ka siis mina nagu tegema, et tihti nad jõuavadki mingi nagu sammuni, tegevuseni, mida saab ise läbi viia ja siis inimene on juba niimoodi põlemas ja tahab minna seda asja tegema. Ja siis muidugi ei hakka ju Rich seda tagasi hoidma, lasabki tal nagu minna ja tegelikult inimesed on nõus selle eest maksma ja inimesed on nõus tulemuse eest maksma. Nad ei maksa sulle selle tunni eest, nad maksavad selle tulemuse eest. Nad tahavad saada seda kogemust koos sinuga, aga võib-olla sellest kogemusest enam tahavad nad saada seda tulemust, mida sina oma teenusega neile lubad. Et see ei pea olema coach'ina, võib-olla sa pakud midagi muud, pakud disaine, näiteks graafiline disainerina teed logosid,
mida saab veel pakkuda? Pakun neile sotsiaalmeedia haldust, pakun neile videotöötlust, et videotöötluses ka võib-olla nad tahavad saada lihtsalt, et see video oleks valmis, mida sina neile teed. Nad ei taha, et sa seda teeksid mingi 3 tundi, 4 tundi, 5 tundi. Nad pigem tõesti tahavad, et seda saaksid selle kiiresti tehtud. Nii et sa võid küsida kõrgemat hinda kiiremini tehtud töö eest ja sa ei pea lihtsalt nii palju tunde töötama, sest tihti inimesed tahavad tegelikult maksta tõesti selle eest, et sa saad asjad tehtud. Ja mõtle ka, kõik kiirtööd, ekspress-teenused tavaliselt ongi kallimad, kõik ekspressbussid, rongi, mis iganes ongi kallimad, kuna me inimestena me väärtustame oma aega, ma vaatan siin ka vahepeal aega, et ma jääks oma praamist maha. Ja me oleme nõus maksma kiirema asja eest kallimat hinda, me oleme nõus maksma ka kokkuvõttes siis ka kallimat tunnihinda, sest lihtsalt väiksema aja ühikuses inimene teeb vähem. Ja lihtsalt kõik asjad saavad kiiremini valmis, sina jõuad kiiremini oma sihtpunkti näiteks. Ja ongi kõik mõtle, kui sa ostsid viimati mingi ekspresspileti rongi, lennukile, praamile või maksid mõne kiirtöö eest, siis sa tahtsid, asi saaks nagu tehtud, sa ootasid seda tulemust. Ja nüüd mõtle ka, kas sulle endale midagi sellist, mida sa saab pakkuda kiiresti, ekspressteenusena, ja kas on midagi, mida sa saaksid inimestele müüa. Ja lisaks siis nendele kiiretele asjadele, ekspressteenustele, mida saab nagu veel müüa, kus sa ei peaks tõesti 8 tundi päevas nagu rügama ja lihtsalt oma aega hästi palju kulutama. On asjad, mida mina kutsun taustatiksujad. Ehk põhimõtteliselt passiivne sissetulek, millesse sa oled alguses muidugi aktiivselt oma aega nagu panustanud, sa oled oma taustatiksuja valmis teinud ja siis ta tiksub sul taustal, tiksub sulle raha juurde. Et taustatiksujad võivad olla klassikalises mõttes nagu investeeringud reaalselt näiteks. Taustatiksujad võivad olla sinu e-raamatud, sinu muud digitooted, kursused, mida iganes sa saad nagu internetisse müüa. Et alguses sa seadist, sa teed selle toote asja valmis, kujundad ära, teed tekstid, värgi, võib-olla lindistad videot sisse, töötled, paned kuhugi lehele üles, siis turundad seda, leiad endale kliendid, leiad ka mingi turunduskanali, mida sa saad maksimaalselt nagu automatiseerida ja hakkake selle kaudu asju müüma. Ja päris palju, kui sa ise võib-olla ei oska neid asju kujundada, on ka selliseid asju, kus sa saad nagu master resell rights ehk siis sellised edasimüümise õigused. Ma isegi võib-olla ise, mitte võib-olla kindlasti, ma teen ka mingi hetke mingid töövihikud, e-raamatud ja ma pakun sulle ka edasimüümise õiguseid. Ja sa müüd seda nagu enda asja, mina teen seda lihtsalt valmis, sina ostad selle minut, teed ise selle läbi, naudid seda ja siis sul on võimalus seda edasi müüa ja minule sealt rohkem mingi protsenti ei tule, et sina ostsid endale see õigus ja seda juba edasi müüa. Internetis juba päris palju leiab selliseid asju, enamik on inglise keeles. Ma ei ole otsinud, kas eesti keeles ka juba on, aga mina hakkan pakkuma siis eestikeelse sisuga e-raamatuid, töövihikuid, äkki ka kursusi, mida sina saad lihtsalt siis lõputult edasi müüa. Ja ma kindlasti teen ka eraldi kursuse selle kohta, kuidas kogu see süsteem nagu üles panna, kui ma olen seal enda jaoks nagu välja mõeldud, et kuidas ehitada endale see e-pood, teha kõik makselingid, asjad ja kuidas asi käima tõmmata. Ja sinul on siis terveks eluks õigus seda kõike müüa, kui sa ühe korra selle endale ostnud, mingi metsikud hindu siia külge ei pane, aga see on see sinu taustatiksuja, on võimalus. Ma teen ka mingi lihtsama variandi sellest, mingi affiliate, kus sa saad nagu lihtsalt oma koodi ja saad minu poest seda asja edasi müüa, ise endale pood ehitama pea, siis iga müügi pealt saad mingi protsendi. Ehk sellised taustatiksud on siis varsti tulemas. Ja ma ei ütlegi, et sa pead nagu ostma minu neid tooteid, töövihikud, asju, mida ma tegema hakkan. Ma lihtsalt ütlen, et see võimalus on olemas ja lihtsalt mainin, et minu käest saab ka. Vot, oligi siin YouTube'i video. Ma nüüd olen aja suhtes väga tundlik, sest ma olen 15 minutit praamini ja ma ei taha sellest maha jääda, sest ma ei taha oma lennukist maha jääda. Tahan jõuda koju Barcelonasse. Ja kui sa tahad näha igapäevasemalt, millega ma tegelen, siis TikTokis ma teen üpris iga päev laivi, sama kasutaja, Siljaga miljonini, postitan sinna ka lühemaid videosid.
ja pikemad videod, sisu alati siin YouTube'is 15 minutit, 30 minutit. Nii et jälgi, anna kommentaarides teada, mis sa kogu teemast arvad, kuidas sinu tööaeg jaguneb, kuidas sina oled produktiivne ja tõhus ja kuidas kõlab selline asi nagu taustatiksujad. Kas sa tahad, et su tiksuks mingi asi taustal raha juurde ja võib-olla see on sul juba olemas. Nii et anna märku, mis värk on ja kohtume varsti uuesti. Tervitused!